Tere, head vaatajad ja kuulajad! Tere ka minu poolt. Käes on juuli, infot on palju, hakkame kohe peale. Siin 30. juunil tuli veel USA raport ja seal mingid muudatused nüüd olid, et nisupinda USAs vähendati, aga ole hea, räägi täpsemalt, et mida siis sealt lugeda sai. Oma eelmistes saadetes tegelikult me pöörasime sellele raportile tähelepanu, et üldiselt siin juuni lõpu raport on maailmas hindade liikumist väga mõjutanud. Igal aastal võib sealt oodata mingit üllatust ja sellel aastal tegelikult turg valmistus ootamaks seda, et kui palju ikkagi USAs siis külvati maisi ja soja ja ütleme niimoodi, et turg pettis selle peale, et maisi külvatakse vähem, mistõttu palju tegelikult müüdi ka futuure ja enne seda, kui siis see raport välja tuli, tegelikult maisi futuurid järsku langesid ja kui avaldati see raport, siis tegelikult turule üllatuslikult maisi osas mingid suuri uudiseid ei tulnudki. Põhimõtteliselt võib-olla oli ainult selline kosmeetiline muudatus, samamoodi sojapinda ka ei suurendatud, nii et seal väga suurt muutust ei olnud, kuid nagu sa juba mainisid, mis üllatas turgu täiega ja millega ei olnud turg arvestanud, oli see, et vähendati siis 1 miljoni aakri võrra siis nisupinda. Suures pildis see võib tähendada seda, et võrreldes nüüd eelmiste prognoosidega USAst võib tulla siis talinisu 1 miljon tonni vähem. Kokkuvõttes see tähendab, et tegelikult ütleme, et kui me vaatame siis USA nisusaaki, siis see tähendab, et saab olema selline üle 50 aasta kõige madalem nisusaak USAst. Samas see vähendamine 1 miljon ei ole nagu katastroof ka, on ju. Globaalses mõttes kindlasti mitte ja kui me vaatame ka tegelikult, kuidas võiks arvata ju niimoodi, et kui tuleb vähem nisu, siis futuurid lähevad üles ja hind läheb börsil üles, aga võta näpus tegelikult, kui me võtame siia kõrvale Chicago börsi ja kuidas tegelikult USA nisu futuurid on liikunud, siis need on väga kukkunud ja turg tegelikult ikkagi on sealpool nagu languses, mis räägib sellele vastu, et on kuum ka USAs, eks ole, nisu vähem, aga tegelikult pilt seda ei näita. Ja sarnane pilt on tegelikult ka Euroopas, ega siin ka mingit liikumist suurt praegu nüüd viimastel päevadel polegi olnud. Jah, et kui jaanipäev oli jaaniaeg, siis tegelikult futuurid Euroopas Matif läks ülesse, katsetati ära siis 215 aset, üleüldiselt praegu me võime öelda tehniliselt Matif liigubki 205-215 vahel ja millesse mõjutatud oligi tegelikult kuumadest ilmadest, kardetakse, et tuleb vähem saaki, kohe hakkame vaatama ka võib-olla siin riigiti natuke rohkem sisse. Aga pöördus tagasi ja nüüd me oleme uuesti seal 208 juures, eks ole, et ikkagi tänane üldpilt on see, et kui me vaatame sellist suurt pilti, siis globaalselt nisu on, et isegi kui prognoositakse USAst vähem ja isegi kui Euroopast vähem prognoositakse, siis selle võrra tuleb, nagu me oleme ka varem maininud, tegelikult Aafrikast, just meie sihtriikidest rohkem nisu, nii et omavahel need balanseerivad ära, nii et suures pildis isegi kui võib-olla siin eelnevate prognoosidega võrreldes tuleb globaalselt vähem nisu. Eelmise aastaga võrreldes igal juhul on vähem, aga isegi kui veel viimaste prognoosidega võrreldes vähem, siis ikkagi see suurt pilti väga ei ole muutnud, mistõttu hinnad on püsinud ikkagi, ütleme siis sellises külgsuunalises liikumises praegu. Ja praegu ütleme siis niimoodi, et see alumine piir, mida nüüd testida on siis umbes 205 on ju, et nüüd saab jälgida, et kui kas see murdub ära või siis tuleb sealt tagasi ülesse poole. Ja kui nüüd vaadatagi Euroopa pilti, et miks ta siis ei peaks alla murduma, et tegelikult ju ikkagi oodatakse, et võiks tulla uus selline hüpe, nagu siin jaaniaegadel oli, et ikkagi Euroopas on tõesti väga kõrged temperatuurid ja kardetakse, et kuidas see ikkagi nisusaagile mõjub. Ja siin on tõesti kahtepidi arvamusi, et näiteks kui me võtamegi Prantsusmaa, mis on kõige suurem nisutootja Euroopas, siin on juba vähendatud saagiprognoose mõneti 10% võrra ehk siis 3 miljonit tonni, 3-4 miljonit tonni vähem nisu võrreldes siis eelmise aastaga. Mõned on veel pessimistlikumad, aga kui me vaatame ametlikke andmeid, kuidas on nisupõldude olukord, siis numbrid seda ei näita ja jälle turg tegelikult tõmbas kohe tagasi, et läksime korraks üles sinna 215 juurde.
ja kui tulid ametlikud andmed, et tegelikult niisupõldude olukord on päris hea ja järjest koristus liigub nii-öelda sinna põhja poole, kus ongi suuremad saagid ja praegu seal ei ole tegelikult saagikus vähenenud, nii et seetõttu on jälle turg nagu rahunenud kohe. Jah, no vaatame, mis edasi saab, sest ega see koristus jõuab meile järjest lähemale, ega siin mõned nädalad ja juba ongi käes. Just. Ja kui me sealt edasi liigume, siis sakslased on hakanud ka juba vaikselt koristama, natukene on ka nisu proovitud ja taliootar on kõvasti koristatud ja seal ka jälle targemad siis analüütikud arvavad, et võib kohati olla isegi saagikadu kuni 20%. Jälle kohe on vastuargumendid, et ei saa nii palju olla, nii et sellist vaidlusturgude peal praegu on. Ja muidugi see annab väga palju sellist spekulatiivset tausta, mis võib ka nii-öelda turgusi siis liigutada. Jah, see näitab, et isegi kui siin geopoliitikas on natuke vaiksemad ajad, siis Matif ikkagi liigub päris suurtes piirides tegelikult, mida varasemalt ikkagi on vähem olnud. Jaa. Et jah, et suures pildis saame öelda, et isegi kui on selline kuumalaine, mis praegu ka veel ikkagi püsib Kesk-Euroopas, siis tegelikult reaalselt põllupilti see veel ei ole nii-öelda muutnud, aga eks me näe, kuidas seal saagikoristus edasi areneb, kuidas kvaliteet tuleb. Kõigepealt kardetaksegi seal mahukaalu ja proteiini ja üldsegi väiksemat saagikust, nii et saab huvitavam olema. Ja muidugi, kui me siia ülesse poole liigume, et ega sama mure on tegelikult ka Poolas, sest seal on ka väga kuiv olnud, aga kes praegu tõesti väga kõvasti koristab ja on head saagid ja hea kvaliteet on kogu see Musta mere piirkond, Rumeenia, Bulgaaria, Ukraina ise ka ja sealt on oodata iga päev tegelikult sellist häid uudiseid, ütleme need globaalses mõttes, saagikused head, ilus kvaliteet, kuiv ilm koristamiseks, eks ole, saab kiiresti, nii et ühtepidi hea, teisipidi meil on jälle olukord, kus seesama saak tahab ju välja tulla, tekibki see müügisurve, on vaja liikuda ja mida me näeme näiteks Venemaa pool praegu, siis Venemaa on ka praegu väga agressiivne oma müügiga ja põhimõtteliselt on surumas nii-öelda ka hinda allapoole, et ka viimastel päevadel on Venemaa nisu hind siin $2 võrra tonnist kukkunud, täna kaupleb siin kuskil 229-231 vahel, et see näitab tegelikult, et otsitaksegi ka ostjaid ja me näeme ka, et tegelikult selline nõudlus on praegu madalal tasemel. No see koristussurve kerimine on alati huvitav moment, et kui suureks ta nüüd nagu kerib, aga mis Venemaa oodatav saagikus on või saak on praeguse andmete järgi? No hetkel ikkagi püsib see nisu saagi prognoos seal 90 juures, erinevad jälle, kes prognoosivad seal 88-91 miljoni tonni vahel. Siiski, kui me vaatame nagu ilmakaarti, üldpildis on hästi ka seal, kuid on olnud kohati väga märg just nii-öelda suviviljade jaoks, nii et see saab ka olema huvitav, et kui palju seda suvivilja siis sealt Venemaa poole pealt tuleb. Jah, minu jaoks on natuke huvitav see ka, et kuidas Venemaa üldse koristada saab ja kuidas külvata saab edaspidi, sellepärast et tegemist on praegu hetkel probleemiga, kus kütust ei pruugi olla, aga see on selline asi, mis praegu kerib ja mille mõju me täna veel on raske hinnata. See ongi tegelikult nagu huvitav, ühtepidi nagu on sellised uudised, nagu ei saaks neid töid teha, teisipidi tulevad nad turgu odava nisuga ja Venemaa nisu täna on $10 odavam Euroopa nisust, nii et ja see pressib hinda alla, teisipidi on nagu endal raske. Suur tõenäoliselt on nisu lihtsalt $, ja neil on $, vaja, seetõttu valitakse, kuhu kütus suunatakse. No lisaks nisule on ju tegelikult ka teisi kultuure ka, et kuidas selle kuumaga on, et kas näiteks mais on ka kuumaga pihta saanud või kas selle kohta on mingit infot saanud? Väga hea küsimus, sellepärast, et Prantsusmaa on ka kõige suurem maisitootja ju Euroopas ja kui me enne rääkisime, et kui nisupõldude olukord on enam-vähem stabiilne, siis maisipõldude olukord on järsku halvenenud lausa 6% punkti võrra ja vaid 76% maisipõldudest on heas või väga heas olukorras. Ja kardetakse, et see protsent võib järsku siin ka edasi langeda ja mais on tõesti nii-öelda praegu siis selles kuumalaines võib olla kõige ohtlikumas olukorras. Ja miks on see oluline, sellepärast, et kui mais peaks nüüd ebaõnnestuma Prantsusmaal, see kindlasti mõjutab söödakultuure, mõjutab ka nisu hinda, nii et see ka kindlasti mängib siin suurt rolli ma ütleksin nädalatel. Ja kui rääkida veel maisist, siis ega ka USA mais on sellises, ütleme siis, tundlikus faasis
ja ka seal on näha, et kohe hakkab ka seal 2-nädalane selline kuumalaine, nii et isegi kui me enne rääkisime, et maisi on sama palju külvatud kui eelmisel aastal, väga muutusi ei ole, siis ilm võib ikkagi teha seal oma korrektuurid, nii et ka see võib siis mõjutada nii-öelda USA maisifutuuride liikumist, nii et siin eelseisvad nädalad, ma ütleksin, et on väga huvitavad. Jah, ja tegelikult ega see kuum ilm siin lähiajal võib mõjutada ka vähemalt Läti, Leedu, Poola nii-öelda uba, kuna uba on ju seal kaitsemas, siis see võib mõjutada meid võib-olla mitte nii palju, aga see on ka üks moment, mida võib-olla siin lähinädalatel jälgida. Ja agronoomide sõnul, et kui on väga kuum ja uba õitseb, siis ta ei pruugigi viljuda ja Leedus näiteks, kus on ka väga palju uba külvatud, nad on täitsa mures, et kui palju seda uba siis ikka füüsiliselt tuleb, et külvatud on, aga kui sealt ikkagi saaki ei tule, siis on ju ka nii-öelda kahju suur. Just, ja vaatame rapsi ka siia, et mis meil rapsiga siin olukord praegu on? No rapsi ka Prantsusmaa näiteks koristab ja seal on juba 40% rapsist üles võetud ja praegu andmed on väga positiivsed, ülikõrge õlisus, väga hea nii-öelda saagikus kui selline, eks ole. Kuid siiski vaadatakse, et see kuum teeb oma tööd siin Euroopas laiemalt, nii et praegu ikkagi viimased prognoosid näitavad, et on vähendatud Euroopa saagiprognoosi selline, ütleme, laias laastus 1 miljoni tonni võrra, nii et see saak võib jääda alla 20 miljoni tonni ja Euroopa mõistes on see päris suur muutus. Nii et selles mõttes on huvitav. Samal ajal näiteks, mis puudutab globaalset rapsipilti, siis just tuli info, et näiteks Kanada on külvanud jälle 8% rohkem rapsi versus eelmine aasta, aga seal on ka olnud rapsi külvi hilinemine, siis on seal olnud külm, nii et kui palju sealt saaki tuleb, on veel kahtlane. Et kui me vaatame globaalset rapsi, siis ka seda prognoosi on vähendatud 2 miljoni tonni võrra nüüd viimastel andmetel. Nii et tegelikult siin iga nädal tuleb uut infot sisse. Peab ütlema, et sellist saagiinfot, prognoosiinfot tuleb erinevatest kanalitest ja siin peab lihtsalt hoidma ise ka külma pead ja nii-öelda jälgima ise seda pilti ja muidugi meil on ka väga palju enda kontakte ja oma kontserni sees kontakte, kellega me seda pilti nii-öelda ise ka kokku paneme ja siis ise analüüsime. Jah, ega nende järelduste tegemine sellises infotulvas lihtne ei ole, nii et peab tõesti rahulikuks jääma ja vaatama asjadele otsa. Ja ega seda ka ei tea, milline info siis lõpuks mõjule pääseb. No muidugi jah, ja sellepärast ongi, et kõige olulisem tegelikult on ikkagi see info, mis tuleb põllu pealt, kuidas põllumehed koristavad, mis sealt ikka see kvaliteet tuleb ja palju sealt saagikus on see tegelikult kõige adekvaatsem. Nii et hoiame nüüd järgmiste nädalate jooksul teid kursis, kuidas meil koristusega läheb ja kuidas ka meil hakkab minema. Ja, et siia lõppu korraks veel Põllumeestootsist ka, et me eelmine kord tegime siin ühe valemi lepingu Põllumeestootsile ja pidime siin orderid ka tegema, aga me ei teinud, sest et me ei näinud nagu hinnaliikumist selles suunas, et oleks mõistlik orderid teha. Ja läksime ju ilusti Jaane pidama ja mida siis siin tegi, on ju Euroopa Jaane niimoodi ei pidanud nagu meie ja Matif siis käis üleval ära, meie samal ajal hüppasime üle Jaanilõkke, et läheb ka niipidi, et midagi teha pole, aga Põllumeestootsiga praegu olemegi nii-öelda äraootaval seisukohal ja vaatamegi, et mis see Matif siis teeb ja võib-olla teeme siis mõningaid Matif orderid siia nii-öelda lähiajal. Just, ja uuemad uudised juba siis järgmisel nädalal. Ja, kohtumiseni! Kohtumiseni!